minu päev näeb välja niimoodi, et esimene asi, kui ma hommikul ärkan, ma kontrollin üle, kas ma olen siin. Esimene asi, mida ma teen, ma ärkan ülesse, ma saan teadlikuks, ma ärkan ja ma esimese asjana vaatan, et ma olen ikka siin, ma olen olemas. Ma lähen iseenda sisse, vaatan. Nii kaua, kui ma olen olemas, nii kaua on kõik korras. Ja alles siit edasi saab minna päevaga, siis nagu päeva toimetustega edasi. Ja seda sama harjutust ma teen päeva jooksul, ma arvan, kümneid ja kümneid kordi. Nii kui mul meelde tuleb, ma tulen iseendasse. Kas ma teen koolitust, kas ma kirjutan artiklit, sõidan autoga, ma avastan, et ma olen jälle kuskil mõtetes, ma tulen korraks tagasi ja ma teen seda harjutust väga lihtsal põhjusel, sest see tegelik kontakt, tegelik mina on siin. Kõik mõttetasandil, mõtetes tekivad emotsioonid, sealt tekib rahutus, ärevus, hirmud. Kõik see on sekundaarne. Ja mida rohkem ma suudan püsida selles olemises, ehk siis kontaktis iseendaga, seda rohkem ma kogen, ma ei saa öelda, et õnne, aga rahu ja õndsust. Siis ma näen, et tegelikult on kõik okei. Ja see ei ole joovastus, see ei ole õnne joovastus. See ei ole see, mis paneb mind õhku hüppama ja kargama, sest et seda tekitavad mingisugused võib-olla välised nähud palju lihtsamini. Aga ka keset kõige stressirohkemat koolitust või kõige pingelisemat jutuajamist oma abikaasaga, kui sa kontrollid, kõik on korras. Ja siis lähed tagasi ja räägid edasi, aga sa lood selle kontakti, et kõik on korras tegelikult. Ja see on õnn minu jaoks. Mida pikemalt ma suudan selles kogemuses püsida ja mida sagedamini ma leian üles selle koha iseendas, kus on kõik tegelikult korras.